Tere! Mina olen Anto Liivat, EBS-i bakalaureusõppe ja spetsialiseeritud magistriõppe juht. Jätkame inspireerivaid vestlusi meie vilistlastega. Täna on minu külaliseks Vedelgaasi tegevjuht Roman Jürisaar. Tere, Roman! Tere, Anto! Sina tulid EBS-i õppima 2018. aastal ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekavale. Lõpetasid selle õppekava 2022. aastal ja ütlesid 4 aastat tagasi, et suurelt unistamine ja enda tagaplaanile seadmine ei ole hea kombo. Sa alustasid õpinguid olles Vedelgaasis müügijuht, täna oled tegevjuht. Kas ja kuidas sinu edenemine tööalaselt on olnud seotud õpingutega Estonian Business Schoolis? Need on väga tihedalt olnud seotud ja tore, et sa oled leidnud sellise noppe, et ma midagi sellist olen öelnud. Ma ilmselt kirjutaks sellele ka täna alla. Aga need on nii tihedalt seotud olnud, et mul on olnud privileeg töötada ja õppida paralleelselt, nii et praktika ja teooria on käinud käsikäes. Ja see on andnud kiirendi mitte ainult nüüd karjääri edenemisel, vaid ka isikliku kasvu osas, et see on hästi palju mõju avaldanud ja loodetavasti avaldab ka edaspidi, sest mulle tundub, et see potentsiaal ei ole kindlasti veel ettevõttes juhina saavutatud ja ei ole ta ka inimesena saavutatud, nii et töö käib endiselt ja ma arvan, et seda repliiki kasutades võib edasi purjetada küll. Kuidas sa ikkagi oled teadlikult oma töö ja õpingud suutnud ühendada? Sest enamik inimesi kipub arvama, et õppimine on üks asi, töö on teine asi ja mõlemad korraga hästi teha on, kui mitte võimatu, siis väga keeruline. Sina justkui ütlesid, et töö ja õpingud on tegelikult teineteist toetanud ja sa oled saanud asjad ka tulemuslikumalt ja tõhusamalt tehtud. See tegelikult, ma arvan, täitsa isiklik kõigile, et kuna töö ja kool on niivõrd lahutamatuks elu osaks saanud, siis ma näen, et neid koos hoida või koos teha on täitsa normaalne selles mõttes, et ma ei kujutaks seda teistmoodi ette. Et, ja juhina eriti, et juhina ju öeldakse ka seda, et mingist hetkest oled sa seal tipus nagu üksi. Mulle vahepeal tundubki, et kaasamõtlejaid oleks vähevõitu, tegelen eneseharimisega ka väljaspool nii-öelda päevast toimingut. Kas ma siis võtan mõne raamatu kätte, harin ennast näiteks kooli kodutöö näiteks tegemisel või mõne rühmakaaslasega siis suhtlemisel. Et mulle tundub see kuidagi lahutamatu ja ma olen saanud nad täitsa niimoodi klappima. Et ma ei kujutaks seda lihtsalt teisiti ette, et selle küsimusele on väga raske vastata, andes mõne teise inimese mõtted edasi. Et siin on ainult minu enda omad ja nii see on, jah. Oled sa toonud oma tööalased väljakutsed ka klassiruumi ja kui sa viitasid, et tipus on õhk hõre, juhid tihtipeale tunnevad ennast üksikuna, perekond võib-olla alati ei saa aru, milliste väljakutsetega tuleb rinda pista, sõbrad teinekord ka ei saa aru, siis kas sinu õpingukaaslased on aru saanud ja on aidanud sul oma tööalaste väljakutsetega paremini toime tulla? Bakalaureuse õpingute ajal kindlasti ma puutusin kokku inimestega, kes olid tulnud äsja keskkoolipingist. Küll aga oli seal ka juba ettevõtte juhte, mitte ainult keskastme tasandil, vaid ikkagi tippjuhtkonna tasandilt ja nemad mõistsid. Nendega oli väga huvitav lahendada praktilisi ülesandeid. Noortel võib-olla puudus selline elukogemus. Samamoodi see rikastas sellepärast, et me kõigi maailmavaated said ühes klassiruumis kokku ja tundus täitsa huvitav näha sellist asja, et ka niimoodi on võimalik mõelda. Et see kindlasti inspireeris, ma arvan, kasvatas kindlasti empaatiavõimet. Aga pigem vanemad või minuealised said siis tol hetkel aru küll,
mida me tunneme seal. Noored võib-olla nii mitte väga. EBS-i kantsler Mart Avakukk on teinekord visioneerinud, et tulevikus võiks olla EBS, miks mitte ka selline vaimu treeniva jõusaali laadne koht, kuhu on võimalik samuti oma igakuise paketi alusel saadud piletiga sisse astuda ja siis valida, tahan ma joogat, pilatest, jõusaali, ujuma või sauna minna. Samamoodi siis osalen ma ühes või teises õppevormis, õppetöös, õpin vastavalt sellele, mis mulle parasjagu asjakohane tundub endale sobivas vormis ja kirjutad sa sellele alla, et tegelikult samamoodi nagu me kanname hoolt oma füüsise eest, võiks ju tegelikult ka töötamise ja muu eluga paralleelselt olla õppimine juhtide igapäeva või vähemalt iga nädala normaalne osa. Absoluutselt, sest et vastasel juhul puuduks siin jätkusuutlikkus, ma arvan, et on oht üsna ruttu ja ereda leegiga läbi põleda. Et kui siin ikkagi pöörata tähelepanu ka vaimsele poolele, siis kindlasti inimene kestab kauem, inimene on teadlikum, sest et see keha, millesse me pandud oleme, see vajab ju hoolt ja samamoodi vajab vaimturgutust. Nii et kui enne rääkisime natuke sellest, et ma töö ja kooliväliselt tegelen veel nii-öelda enese täiendamisega, siis võib-olla siit majast ongi tulnud avatud ülikooli raames Hardo Pajula kursused näiteks, kus võib-olla lähenetakse mõneti filosoofilistel teemadel elule. Küll aga on see just suunanud mind vaimsetele radadele, et otsima seda tasakaalu, mis aitaks mul põleda, aga mitte läbi põleda. Ehk siis ainult sellest, et õppida turundust, finantsjuhtimist ja selliseid ärijuhtimisega vahetult seotud aineid, võiksid juhid avardamada oma maailmapilti ja tunnetust laiemalt, võib-olla ka kogeda erinevaid asju, mitte ainult koolis ja väljapool. Lõpuks aitab see saada, kui mitte ainult paremaks juhiks, siis paremaks inimeseks. Täitsa nõus, jah. Nii see on, et minu arust see kogemuslikkus ongi just see, mida võib-olla vähe väärtustatakse. Et kui kohati me puutume kokku sellise akadeemilise lähenemise ja teadustöö tagamaade või tagajärgedega, siis tegelikult võiks olla natukene subjektiivsust asjas sees ja just seda kogemuste poolt, et kui me oleme midagi kogenud omal nahal, võib-olla peaks seda võtma rohkem arvesse, kui et joonlauaga mõõta mingeid asju, et ega see taju ju väga joonlauaga mõõdetav ei ole, nii et ma arvan, et seal võiks olla sellist, nagu ma ka bakalaureuse lõpus puurisin teadustööd teha autoetnograafilise uurimusmeetodi abil, siis selguski, et tegelikult vaadata nii-öelda selle pilguga asjale peale pole teinekord akadeemikule väga, kuidas ma ütlen, õigesti võib-olla lähenetud uurimustöö kontekstis. No kindlasti mitte kõik õppeained ja õpiülesanded ei ole olnud ühtviisi meeldivad või lihtsalt täita. Kuidas sa oled toime tulnud nende väljakutsuvamate õpiampsudega ja kuivõrd siin õpingukaaslastest just seal sessioonõppes abi ja tuge on olnud? Ma olen seda tähele pannud, et ma olen pigem individuaalsetes töödes tugevam kui grupitöödes. Grupitöödega on see miinus minu jaoks, et kohati tundub, et kõik ei panusta nii nagu mulle tundub, et mina panustan ja teine asi on see, et võib-olla mõned teevad töö ära ennetähtaegselt
mulle on välja kujunenud see, et ma üsna seal viimase minutini ikkagi neid asju teen, et olles kohati perfektsionist, siis seda enam ma kipun viimase minuti ka nagu sinna töösse sisse panema, et mis see küsimus oligi? Küsimus oli see, et kas ja kuivõrd õpingukaaslastest või ka sellistest väiksematest õpigruppidest on olnud abi keerukamate või väljakutsuvamate õpiülesannete täitmisel? Tegelikult on olnud sellest väga palju abi just selles kontekstis, et kui näiteks mina olen toonud praktilise kaasuse lauale, siis selle koos lahendamine on teiste lähenemist arvesse võttes olnud üsna huvitav. Et minu arust seal on olnud see, et me lahendame seda kaasust teooria baasilt, mis me saame klassiruumist, ja teine on see, et kuidas keegi meist sellest ülesandest aru saab. Ja see toob kokku sellised erinevad maailmavaated, need rikastavad, kas see lahendus on nüüd õige või kelle arvates ta üldse õige peaks olema, siis tegelikult see, kuidas selleni jõutakse, on väga äge teekond olnud. Kuigi me EBS-is väga soovitame jätkata õpinguid magistriõppes pärast bakalaureuseõpingute lõpetamist, siis tuleb möönda ülemäära tavapärane see ei ole. Sina ometigi otsustasid üsna kohe pärast bakalaureuskraadi omandamist jätkata õpinguid magistriõppes. Miks nii? Kuna ma tundsin, et see kool andis mulle sellise üsna võimsa tõuke nii karjääris kui isiklikus arengus edasi püüdlema, siis ma ei tahtnud kuidagi selle rongi pealt maha tulla. Ma avastasin ennast bakalaureusõppes õppijana, kellena ma ennast ei tundnud, sest et keskkoolis olin ma hoopis teistsugune. See, mida ma enda juures avastasin, meeldis mulle. Ma nägin, et see aitas mul vaimu värskena hoida, see aitas mul sellesama kannapöörde, mille ma tegelikult siia majja õppides vastu võtsin, seda nii-öelda kinnistada, et otsused on õiged, põnevus vaatas mulle vastu ja ma tahtsin seda teekonda jätkata ja siis mulle tundus väga loomulik see, et ma lähen magistriõppesse. Mis see kannapööre oli või kuidas sa seda kannapööret enda jaoks oled määratlenud? Seda kannapööret olen ma enda jaoks defineerinud selliselt, et tegelikult ettevõtlus ärijuhtimine ei olnud see, millega ma enne siia kooli astumist tegelesin. Olin üsna mitu ülikooli jätnud pooleli. Võtsin võib-olla ka hoogu alustatu lõpule viia, nii et see oli üks kindlasti kannapööre, et kui ma nüüd kooli tulen, siis ma sellega lõpuni teen ja teine oli see, et ma olin hoopis teistsuguses valdkonnas tegutsev. Natuke enne seda õppisin ennast tundma raamatute abil ja mõtlesin, et miks mitte proovida, sest et mulle tundub, et ma võiksin olla juhtimises, kui mitte hea, siis vähemalt proovida, et mis see hea tähendab. Et see siit majast ka vastu vaatas, et see Roman, mulle tundub, et sa oled selle kannapöörde väga hästi ära teinud. Kui sa EBS-i õppima tulid, olid sa vedelgaasi müügijuht, täna sa oled tegevjuht, oled omandanud bakalaureuskraadi, magistrikraad, terendab silme ees ja sellele kõige kõrval oled sa tegelikult inimesena endiselt roosa rõõmus ja rahulolev. Usud sa ise ka, et sa tegelikult oled teinud õigeid valikuid? Absoluutselt. Ja siit majast võib-olla kontaktid, nii-öelda teadmised on seda kindlasti rikastanud ja seda rõõmu ja roosasust aidanud ka hoida. Et siit majast ma olen leidnud väga palju sõpru ja ma usun, et me koos kasvame ja ma usun, et mul on võib-olla anda ka teistele seda inspiratsiooni natuke edasi, et ma ise olen seda siit väga palju saanud ja väga palju ammutanud, nii et ma olen sellest väga tänulik. Ja. Sa ennist andsid mõista, et sinu viimased õppetunnid õppijana ei ole veel omandatud
alustatud ja ka kogu potentsiaal juhina ei ole veel realiseeritud. Millest sa, Roman, täna unistad? Ma unistan sellest, et ma ei saa öelda, et juhtimine ei oleks raske. Ja tihti, kui on raske, siis ma mõtlen selle peale, et ükski raskus meie elus ei ole selline, et me ei suuda sellest üle olla. Ja unistamisega on täpselt samasugune asi, et kui sa oled ükskord juba suurelt unistama hakanud, siis sa unistad edasi ka suurelt, nii et võib-olla sa mäletad ka ühte sellist repliiki, mille ma ütlesin kunagi ühes sinu aines, et tahaks saada Eesti Vabariigi presidendiks, siis ega seda unistust ma ei ole maha matnud, nii et proovime ikka sinna Kadrioru poole. Suur aitäh, Roman Jürisaar, ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava vilistlane, EBS-i magistriõppe tudeng, Vedelgaasi tegevjuht, oma mõtteid jagamast. Mina arvan, et sa oleksid Eestile väga hea president. Aitäh sulle veel kord ja kivikotti kõigis ettevõtmistes. Aitäh sulle!